Kas sa oled kunagi mõelnud, kui isekas on vahepeal jätta tegemata mõni väga isekas samm või tegu? Kui isekas on mitte valida iseennast, kui isekas on mitte teha samme enda unistuste poole, kui isekas on mitte jagada mingisuguseid enda teadmisi, oskuseid, andeid, saavutusi. Sellepärast, et ühest küljest jah, kui seista kusagil kõrgemal pjedestaalil ja karjuda, et vaata mind, või siis elada hoolimatult end ümbritseva maailma suhtes, siis see viib korraliku eraldatuseni. Aga teinekord kõige isekamana näivad asjad on just nimelt needsamad sammud, teod, sõnad. Nendes kohtades võid sina olla kõige suurem eeskuju ümbritsevale maailmale. Kõik mäetipud on tundunud vallutamatuna enne, kui keegi on need vallutanud. Kõik rekordid on tundunud purustamatuna enne, kui keegi on need purustanud. Vaata korra statistikat. Nii kui keegi mingisuguse pikalt kehtinud maailma rekordi purustab, hakkavad teised ka seda purustama. Mis tähendab seda, et teinekord mõned kõige isekamana näivad teod, need kohad, kus sa valid iseenda, võivad olla ka kõige suuremaks kingituseks sind ümbritsevale maailmale. Nii lähedastele kui ka inimestele, keda sa võib-olla mitte kunagi oma elus ei kohta, aga kes tänu sinule lähevad ka, teevad nüüd lisasamme, kes võib-olla tänu sinule teavad nüüd, et miski veel on võimalik, kes võib-olla tänu sinule ka ei löö käega iseendale, ei löö käega enda unistustele, ei löö käega, ei anna alla. Seega teinekord tasub olla isekas.